Indiast ta värk kunagi alas ja Sumerist trükkmine ja siis Venemaal jõudseda mingi väga suurte tasemeteni, et maailma kuulsa oli siis Vene räti, mida siis trükiti niimoodi, et hästi suurte trükipakkudega. Põllerõiva, kui ma vannu fotosid ka omavases veel pakutrükiga tehty. Ja no Irboska ja Vene vana tüü omavagi, sest et tegelikult tõistmuudu trükitehnikaga kui seo, toda nimetada hoopis reservtrükis ja tuumses niimoodi, et mingi happ ja selle tõrvaseguga tehti klots kokku, vaatati kanga peale ja perän siis värviti külmmeetodil. Nii et, et muidu tuu kuumaga alles tulakkelennu, aga toda siis sai külmmeetodil trükki ja tuu pärast ummas India vanad tekstiili punatse, selle et noid sai külmmeetodil hennaga tehta ja Venemaal oli siis sinitse sellepärast, et indikogas sai külmalt värvi, et tolle pärast oli siis vanad tekstiili just sinitse või punatse. Vanast oli ka niimoodi, et mehed nikardivad siis näid pakkusid, kes kuis ja naasesse trükseva. Tegelikult eski mingist ütest kattest pakkustum juba niimoodi, et sa saad noidega 100 imetada. Sa saad neid egat muudu kombineeri, värve vahetada. Ja et siin on siis nii, et kõigepealt tiid selle ossa ära ja perän siis proovid sihtin selle marja sinna kohale. Aga seoga ma saa seda pühase linikut, et kui ma teda näed niimoodi järjest pane, siis moodustus säne pikk riba, millega ma olen paar põlle teinud. Ja siis kui ma panen ta niimoodi, siis moodustus niipidi pikk riba. Ja siin on natuke see sissetum, sest pakuga tehtuga siis jõulukaardi komplekt. Et sellest on lihtsalt just väikene lauakene, kats mulku sisse, muster on pääl, klots siia ja see on selles suhtes, et on väga hää, kui ta on ikkagi laua külge kinnitatud. Siis ongi juba igal ütel, kus ta seda oma pinda nagu tegeks või ühtemoodi teete või teistmoodi. Sääne väitsam just hea, ütleme nurga sääneste mustrite jaoks. Ei pea üldse, ega siis ta võid ette ka säänsed pealmisi jooni, siis jälle proovid trükkida ja siis lõikad sügavamaks. Ma ka algul ei märganud. Nagu taim oleks tegelikult. Mina vaatasin kohe, et on nagu täitsa see. Aga täiesti hoopis teisest ooperist. Jaa, täitsa. See on minu ideaal. Selline mul tuleb. Aastaarvu 1893. Proovida ära algul, et siis te teate ka kavandamisega, et mida? Kui keerulist mustrit ja. Aga siin on ka nüüd läks halvasti. Ma peaks ka juurde teema. See on väga hästi just. Siin on niimoodi, et ütleme vahel ka trükib see osa ja ta jääs hoopis nagu mitmeplaanilisem. Aga toimub riidele, paberile ei jää need vahepealsed on ju? No jää. See on kõva. No just, jah. Iloaegne see ja täpselt see. Ma võtad selle pildi ja seda on nüüd juba jah. Pärkaga peanad teistpidi. Tegelikult ei ole hullu midagi. Tetast nagu väga mitut muudu, aga mina teen niimoodi, ma näitangi, kus ma teen. Et siin igal ütel tekkis oma kogemuse ja need värgi vahitad pääle. Me ei peagi neid. Ei pea, jah. Jah, see ongi hää, ütleme. Ja nüüd võtta järgmine. Kai nagu püha kinnas õõgub kõik. Nii. Emme vaata seda. Kannakir. Ja ta ei taha mingit pikka peal hoida. No näed, ma liigutasin ära. Sa oled proovid ise ka trükkida? No. Et praegu on niimoodi, et te jõuasi kõik tõse klotsi ka tehta vilja. No ma teen selle kagukutuja nime nagu võib teha, jah? Nime see muidugi. Siis siia mina arvan seda, korra paned peale, enam ei liiguta, on ju? Ja vaat nüüd suruma, aitan suruma. Nii, ja nüüd võtta üles otse. Tõmma. Jah, tubli. Kui me teemin nüüd neid, paprekotte, siis või võtta akrüülvärvi, et saad poodist küsida, akrüülvärv tuum odava. Et siis saab olla akrüülvärviga tehta. Aga siis, kui tiid kangast, siis peab olema spetsiaalse tekstiilivärvi ja numma lollilt kalli.